Palju õnne 2010. 2011. hooaja parim naismängija, millega te selle tiitli ära teenisite enda meelest? No kindlasti on mul selle üle hea meel, aga mul oleks veel parem meel, kui näiteks paari aasta jooksul tulevad noored ja võtavad endale selle auhinna ja viivad oma koju selle näiteks. Räägi lõppenud hooajast veidike, kuidas sul läks ja... Endal isiklikult läks hästi, aga klubil läks suht halvasti, ega ei oskagi nagu midagi konkreetselt välja tuua, tegin kindlasti sammu edasi, ja on ka palju puudujääke, mida siis järgnevatel hooaegadel võiks korvata. Eesti naistekoondis on juba kogunenud, räägi, millised on Eesti naistekoondise eesmärgid selle suvel? No nagu treener on öelnud, et latti me alla ei lase, et püüame 4 võitu ära võtta. Kindlasti saab see raske olema, aga meil on olemas potentsiaali ja võimalused selleks. Räägi natuke Eesti naistekoondise tasemest, et peale sinu on veel ka paljud noored tüdrukud läinud ka välismaale, enamus neist Ameerika ülikoolidesse, et kui palju see on naistekoondise taset tõstnud? No kindlasti on ta tõstnud, et nad saavad häid mänge väljas, et Eesti liigas on kahjuks 5 võistkonda, aga nad saavad kogemuse võrra rikkamaks ja tulevad siia ja näitavad siis, et kas nad on siis paremaks läinud ja see näitab seda, et nad on ja nad töötavad enda kallal, et ma arvan, et tase on nii meil kui ka mujal Euroopas tõusnud. Kui meelde sa kannad selles koondises sellist liidrirolli? Ma ei ütle, et ma liider olen, et kui ma oma ära teen ja teised aitavad, siis ma ei ütle, et ma liider olen. Kas sa nimetaksid mõne tüdruku selles koondises, kellel on potentsiaali saada võib-olla väga, väga heaks mängijaks? Ma ei ole nii palju neid noorteklassi mänge näinud, aga koondise mängijatest kindlasti suure tahtmise ja kui on suured eesmärgid, et see on võimalik. Räägi, mis järgmisest toast saab, kus mängid ja... No hetkel on vara rääkida, aga kindlasti välismaal, et Eestis ma tulen mängima siis, kui lõpetan oma karjääri, ütleme nii. Triobet.